Minu nimi on Andres Adamson ja tere kõigile surmahuvilistele. Ma kuulasin siin poolteist eelnenud ettekannet ja mul tekkis niisugune väike hirm sees, et mul ei olegi millestki rääkida, sest kõik räägivad peaaegu et ühest ja sellest samast asjast väikeste nüanssidega. Ja natukene paneb nagu ka kõhklema see, et nii palju on nagu selle teemaga öelda selliseid olulisi momente või neid momente, mis tunduvad minule olulised, minu äratundmiste järgi. Et raske on valida, mida 45 minutiga öelda. Aga ma proovin siis keskenduda sellele teemale, mille ma ette valmistasin ja sealt siis vaikselt nagu vaatame, mis veel esile kerkib. Minu taustast nii palju, et ma olen joogaõpetaja või toimin joogaõpetajana. Ma püüan vältida määratlusi, et mina olen see või teine või kolmas, sest nagu enne siin oli mainitud, et me kipume klammerduma igasugustesse asjadesse, et me kipume klammerduma ka oma erinevatesse samastumistesse, et ma olen see või teine või kolmas. Ma toimin joogaõpetajana, ma tihti liigun Pärnu budistide kogukonnas ja püüan regulaarselt teha ka neid praktikaid. Et ma vahel olen ennast määratlenud budistina, vahel tundub, et ei tahaks nagu määratleda väga selgelt ennast. Aga nendest tegevustest tuleneb see mõningane informatsioon, mida ma püüan siin jagada ja ka huvi siis selle informatsiooni vastu. Ja mis on vast kõige olulisem, püüaks kõigepealt rääkida mõnest asjast joogafilosoofia seisukohalt ja siis jätkata budismiga. Ma mainin seda eraldi ära sellepärast, et mul üldiselt ei meeldi, kui asjad väga rosoljaks lähevad. Et üks õpetus võiks olla üks õpetus, ühesuunaline. Kuid joogafilosoofia ja Indiast Samkhya filosoofia on väga-väga sarnased ja budism on kasvanud välja paljuski toetudes Samkhya filosoofiale. Need asjad on väga sarnased ja erinevad hiljem kuskil detailides. Samal ajal jooksevad siin mõned pildid taustaks, mida ma võib-olla hiljem vahetan kataloogi. Need on lihtsalt illustratiivsed, et nende sisu või tähtsus võib-olla mõnes elemendis hiljem jutu keskel nagu tõuseb ülesse. Et võtke seda kui dekoratsiooni lihtsalt. Aga kõigepealt. Tahtsin ennem küsida, et kas te kõik olete praktiseerivad psühholoogid? Kui palju te ei ole? Mis see siis on? Umbes 3/5 või natuke vähem. Ma pakuks teile ühe mudeli, mida kasutatakse joogas. Ja see natukene dubleerib mõnda räägitud asja, aga võib-olla annab selgema pildi või ühe teise aspekti sellest, mis tekitab inimestele kannatusi. Kannatuste vältimine on ju meie põhiülesanne, nagu vist sai ka mainitud. Me sünnime siia ilma ja tegelikult kogu see ilm on kannatus. Põhjustab meile kannatusi ühel või teisel viisil. Kannatustele on põhjused. Ja joogas öeldakse, et need kannatusi on 5. Budismis on 6 ja võib-olla mõnes lähenemises mõni teine number, aga nad on enam-vähem idee poolest samad. Kõige alus, see siin on puu muideks, kes ei tundnud ära, selle puu tüvi ja kõige alus põhjus kannatusteks on teadmatus. Mis on iseenesest üpris loogiline. Kui sa liikluseeskirju ei tea ja lähed liiklusesse, siis sa tõenäoliselt kannatad üpris kiiresti selle tagajärjel. Muide, kas te teate, mis vahe on teadmatusel ja rumalusel? Rumalus on see, et ma tean, aga ma ei arvesta sellega. Täpselt. Et vahel öeldakse siin ka, et see on rumalus, aga
noh, siin on väike vahe on ju ja nad mõlemad võivad toimida natukene erinevate nurkade alt meie elus. Et vahel me lihtsalt ei tea süüdimatult, aga kannatame ikkagi. Sellest võrsuvad 4 oksa, mis oma loomult on ikka seesama teadmatus, aga nad on veidi erinevast aspektist. Esimene oks on mina. Mina olen, mina tean, ma olen see, teine, kolmas. Küsimus ei ole selles, et see tingimata halb oleks igal üksikul juhul, see, et ma olen joogaõpetaja või lektor siin praegu hetkel. Kui ma lähen koju ja olen oma pereliikmetele lektor edasi, võt siis hakkab see asi muutuma halvaks. Küsimus on selles, kas samastumine toimub õiges kohas õigel ajal. Siin on palju rohkem aspekte, aga ma katsun hästi kiiresti nagu üle libiseda, et mingi üldine pilt luua. Teine oks me võiks nimetada seda himu. Himu või soov millegi järele. Ja lühidalt me võiksime öelda, et see on himu millegi järgi, mida me arvame, mis vähendab meie kannatusi, mis põhjustab meile meeldivaid elamusi, kogemusi. Tihti põhineb see mälule või kujutlusele. Me mäletame, et mingi asi oli meile hästi meeldiv ja siis me püüame seda korrata kogu aeg ja sellest, mis eelpool räägiti, see on otseses seoses klammerdumisega. Me tihti kipume klammerduma nendesse meeldivatesse kogemustesse ja tahame uuesti korrata ja korrata. Aga see sama klammerdumise moment seal hakkab siis tekitama meile jälle uusi kannatusi. Järgmine oks on, siin võib mitut moodi tõlkida, ma paneks siia niisuguse lühikese sõna viha, mis tegelikult tähendab seda, et me tõukame midagi endast eemale aktiivselt. See on himu vastand, et kui himu püüab haarata endale meeldivaid asju ja kogemusi, siis viha on see, mis tõukab eemale ebameeldivad. Ikka selleks, et vältida kannatusile. Ka see ego või mina on tegelikult, tahab olla mõnusalt ja toredalt ja see, kui me oma seda samastumist kanname üle teistesse ja tihti valedesse olukordadesse, see tuleb sellest, et selles ühes olukorras see töötab maru hästi. Ja siis ma püüan sama seda meeldivat emotsiooni jätkata ja kannan samastumis edasi teistesse situatsioonidesse. Aga kui ma ei ole hästi teadvel, siis ma ei märka, et see ei tööta seal korralikult ja põhjustan endale kannatusi. Ja viimane palju mainitud teema, hirm, mis on võib-olla kõige tugevam ja sügavam ja mis minu arvates taandub alati surmahirmule ühel või teisel viisil. Kui sa kardad hiirt, siis sa tõenäoliselt kardad, et äkki hiir tuleb ja hammustab sind, sa saad katku pisiku ja sured ära. Võib-olla. Või mingis teises sarnases mudelis. Või ämblik. Äkki on ämblik mürgine ja hammustab mind ja ma suren ära. Osad ämblikud ongi. Ja hiired levitasid ka katku kunagi. Neid kutsutakse kleešadeks sanskriti keeles. Ja kleešad Linnart Mäll kunagi tõlkis meeleplekiks. Mõned on sellele vastu vaielnud, minu arvates see on päris tore määratlus millelegi, mis varjab ära minu vaate. Kui sa sõidad autoga ja su tuuleklaas on plekke täis, porine, siis sa ei näe, mis tee peal toimub, sinu elu tee peal. Ja see kõik põhjustab sulle kannatusi. Sa ei näe liiklusmärke, sa ei tea, mis ohud sind ootavad, sa ei tea, kus peab ära keerama, sa ei tea, kus peab pidurdama, sa ei tea, kus võib kiiremini sõita. Igasuguste joogalike praktikate eesmärk on puhastada see tuuleklaas ära. Kuidas see on seotud surmaga? Kas see on praegu arusaadav üldiselt niimoodi, lühidalt? Ma jätan praegu selle sinna paika ja me jõuame selle juurde tagasi natuke hiljem. Ja nüüd see teema, mis sai nagu välja kuulutatud, on see, mis pärineb budismist ja millega te võib-olla olete tuttavad, kui te olete lugenud Sogyal Rinpoche raamatut Tiibeti raamat elust ja surmast. See on hästi populaarne ja ma arvan, et see on väga hea raamat, kes veel ei ole lugenud, lugege. See on väga hästi kirjutatud, tõlgitud
ja ta on nii paks, et seda jätkub kauaks. Kõik me sünnime ja kõik me ka sureme. Surm on vältimatu. Millegipärast oleme me niimoodi seatud oma psüühikas, et me ilmselt selle viimase oksa tõttu, et me püüame elada nii, et me üldse surmale ei mõtle. Me elame tegelikult niimoodi, nagu me oleks igavesed. Me käitume nii, nagu elu jätkuks lõputult. Ja kõik, mis puudutab surma, püüame me võimalikult kuskile ära lükata. Kui meie lähedased surevad, siis me tihtipeale peidame nad haiglasse selleks ajaks ära, et me ei näeks, mis juhtub. Või see lihtsalt juhtub, sest meie ühiskond on selliseks arenenud. Kiirabi tuleb, viib ära, püüab päästa elu. Ma isegi ei tea, kas siin arste on. Kas tänapäeva meditsiinis on mingisugused kindlad märgid, mis ütlevad, et nüüd on pääsmatult läinud inimene? Surmamärgid? Ega väga ei ole, tähendab selles mõttes, et kui on ikkagi surnud, siis on surnud ja. Aga et miskid asjad näitavad ja võiks otsustada, et midagi ei ole enam teha, et tema läheb kindlasti, et võiks lasta tal rahulikult surra. Tegelikult võib-olla isegi me peame ikkagi viimase võimaluse. Viimase hetkeni. Kui võib-olla tundub nagu see subjektiivselt enam ei teeks, aga just nimelt mahajääjate rahustamiseks. See on ilmselt seotud natukene meie sooviga elada igavesti. Ja tänapäeva teadus, tõenäoliselt meditsiiniteadus sealhulgas, voolab nagu selles sängis, et kindlustada meile igavesti elamist. See tuleb hirmust. Me kardame surra. Ja viimasel ajal vaadates uudiseid hästi tihti tuleb lootusrikkaid teateid selle kohta, kuidas surematus on kohe siin. Nüüd avastati see geen, mis paneb meid vananema ja surema. Ja kohe varsti homme hakkavad kõik saama suremisravi. Suremise vastast ravi. Tiibeti meditsiin, mis on sellisel kujul, nagu ta praegu on tuntud vana umbes 1000 või natuke rohkem aastat, aga mille juured on veel kaugemal ja sügavamal seal ümbritsevate rahvaste traditsioonides. Kirjeldab mõningaid märke, mille järgi on võimalik öelda, et see inimene sureb. Ja siis tõenäoliselt ei ole enam mõtet hakata punnitama selle inimese ümber nii palju ja teda vägisi päästma hakata. Tõenäoliselt peaks see inimene hoopis hakkama keskenduma mingitele vaimsetele asjadele. Et suremise protsess, millest me hetke pärast räägime, toimuks eeskujulikult. Suremise märke on võimalik tuvastada pulsist. Tiibeti pulsidiagnostika on, mis näeb väga palju, näeb inimese sisse, või on võimalik tunnetada asju ja seal on märgid, et suremisprotsess on alanud. On olemas märke, mida inimene võib ise näha näiteks unedes. Öeldakse, et kui näed unes, et sa mäe küljest, need on Tiibeti sellised sümbolid, et kui sa mäe küljest ratsutad alla metsiku looma seljas nagu tiigri või pantri või kujutan ette, et Eestis võiks olla siis hunt või ilves või karu, et sellisel juhul on surm nagu lähedal. Või kui sa unes pidevalt ja korduvalt sisened mingitesse tumedatesse, pimedatesse piirkondadesse, et siis võib surm olla lähedal. Üks tore asi on see veel, et te teate, mis asi on tinnitus? Aga see on haiguslik nähe. Kas te tavaliselt kuulete vahel, kui hästi vaikne on, et kõrvades on selline kõrge helin? See võib hästi vaikne olla, vahel tugevam mingisugune heli. Te ühel hetkel märkate, et see helin enam ei helise
et siis see võib olla ka märk, et surm on lähedal. Need on sellised kaugemad märgid, mille järgi, ärge võtke neid nüüd absoluutselt üks-ühele, olukorrad on erinevad ja ma ei tea, võib-olla ka bensusteni kõiki neid tingimusi, et mis omavahel peavad olema nendega seotud. Aga selline teadmine on olemas, mille järgi hinnata, kas inimene on nüüd surmateel lõplikult või veel ei ole või tasuks hakata töötama temaga. Võiks korraks teha väikse ülevaate, et millest me räägime, millest oleks võinud alustada, aga see termin, mida me praegu käsitleme, me räägime teatud perioodidest või ajajärkudest inimese elus, mida kutsutakse bardooks. Võib-olla te olete seda sõna kuulnud ja enamasti räägitakse või mõistetakse selle sõna all seda, mis juhtub peale surma. Et inimene on seal vahelolus kuskil, et ta on juba surnud, aga ta ei ole veel uuesti sündinud. Tegelikult bardoo tähendabki mingit teatud perioodi. Ja neid on 4 perioodi. On praeguse elu bardoo, ehk siis periood sünnist kuni surmani. Mingil hetkel me võtame endale sünni, otsustame, et me sünnime või see juhtub ja me elame siis kuni sureme. Selle all vahel vaadatakse ka unebardood. Ja meditatsiooniseisundi bardood. Aga üldiselt need lähevad selle praeguse elu alla, kuigi nad on sellised teistmoodi seisundid. Teine etapp on suremise bardoo, millest me ilmselt jõuame rääkida selle põhilise osa aega. See suremise protsess, kui inimene hakkab surema ja mis seal siis juhtub. Kolmas etapp on, tõlgime selle kirka valguse bardooks. Tõesti vabandan, kui see ei ole päris 100% täpne, aga ma arvan, et meie praegustes huvides käib küll. Ja 4. on, kui ingliskeelsetest tekstidest tõlkida, siis saamise bardoo. Aga ma arvan, et selle asemel võib öelda ka kehastumise bardoo, sest see on see protsess, kus inimene hakkab tõmbuma uue kehastuse poole. Et niisiis, et eeskujulikult olla selles bardoos on meie eesmärk püsida elus, et eeskujulikult olla selles bardoos, siis tegelikult on meil vaja selles bardoos midagi teha ja see käib ka nende kohta. Siin, selles esimeses astmes, on meil võimalik midagi reaalselt ette võtta, et see ülejäänu toimuks eeskujulikult. Vabandust, et ma torgin kogu aeg, aga see oli väga tore määratlus. Kui sa ei ole siin piisavalt midagi teinud, siis siin sa oled nagu leheke tuules. Sind lihtsalt pillutatakse ühest seisundist teise ja juhtub see, mille sa oled ära teeninud. Kõlab võib-olla imelikult, aga põhimõtteliselt nii see on, sest kui budismis räägitakse karmast, see on põhjuse tagajärje seadus, siis need tuuled vastavalt eelnevalt meie enda poolt tekitatud põhjustele lihtsalt annavad mingi tagajärje. Ja sa lähed nagu vooluga kaasa lihtsalt sinna, mille sa oled ise varem loonud. Kui suremise protsess hakkab pihta, siis tegelikult on tegemist mõningate kindlate protsessidega selle budistliku õpetuse järgi meie kehas. Ja see protsess on seotud
nende elementidega, millest me koosneme. Te teate kõiki neid elemente, viite ürgelementi. Minu arust enne vist korra sai mainitud. Me koosneme sellistest alusprintsiipidest nagu ruum, mis järgmine on, tuul või õhk. Siis on tuli, see kindlasti oli enne juttu, vesi ja maa. Kui miski asi tekib, siis need hakkavad tekkima, nagu enne oli juttu, selles järjekorras. Järjest hõredamast tihenemise suunas. Ja mõelge seda kui nii, et ruum, kui miski asi peab tekkima, siis kõigepealt on vaja seda ruumi, mille sees see tekib. Kui ruumi ei ole, siis see tekkiv asi mahu sinna ära nii öelda. Kui ruumis tekib liikumine, siis see on nagu tuul või õhk. Kui liikumist on palju, siis hakkab soojenemine tekkima. Tekib tuli, soojus. Kui tuld on palju, siis see hakkab sulatama või tekib mingi kondensatsiooniefekt hiljemsel jahtumisel ja hakkab sealt tihenema vesi välja, vedelikud. Ja lõpuks vesi tahkub ja muutub kõvaks. Kui räägime konkreetselt veest, vesi muutub jääks, seal on hästi märgata need protsessid. Vahel öeldakse, et need on gaasilised ained, see on transformeeriv aspekt, see, mis muudab kõike. Vesi on vedelikud, maa on kõik tahked ained, et niisugune füüsikaline määratlus, mis minu arust, kui sellisena öelda, aitab aru saada, et mis see on asjade taga, et need on nagu niisugused suured kategooriad. Ja meie koosneme ka nendest elementidest. Meie sees on, esiteks me võtame mingi ruumala, meil on see ruum olemas, meis on gaasilised protsessid ja liikumine, üleüldse, kui liikumist meie sees ei oleks, siis me ei elaks. Meie sees on tuli, teate, kus tuli on? Kus? Kõhus, jah. Seede tuli. Keemiline põlemine, mis muudab aineid ja tekitab soojust. Siis on meis vedelikud ja meis on tahked ained, luud, lihased. Et kõik need komponendid on olemas. Kui me hakkame surema, siis vastupidises järjekorras hakkavad need elemendid lahustuma. Ja kui nad lahustuvad, siis hakkab toimuma igasuguseid asju. Kui lahustuma hakkab maa, mis on seotud, maa on vormi ja kuju andja meie kehale. Vorm ja kuju. Ja see on seotud ka teatud meie teadvuse aspektidega. See on meie teadvus, mis üheaegselt on võimeline tajuma palju objekte erinevaid. See, kui me vaatame välja ja näeme, et igasuguseid asju korraga tajume, ka see hakkab sellega elemendiga koos lahustuma. Ka nägemistaju on siin hulgas. Nägemine ja siis koos sellega värvide ja kujundite tajumine. Selle kõikide elementide lahustumisel on olemas välised märgid ja sisemised märgid. Välised märgid on näiteks see, et tekib niisugune tunne, nagu keha muutuks hästi hõredaks, jäsemed lõdvestunud, tekib vajumise tunne. Ja hästi tihti võib tekkida selles kohas see, et surija ütleb, et tõstke mind, et on jube raske, kuidagi ta vajub nagu kuskil ära, nagu maa sisse või selle aluse sisse. Pilk muutub ebaselgeks ja tumedaks,
ja inimene ei pruugi enam saada avada või sulgeda silmi. Jõud kaob. Need on välised märgid, mis on kehas, mis on võib-olla väliselt märgatavad ja niimoodi väliselt tuntavad. Sisemised märgid on see, mis toimub siin kuskil seespool, psüühikas. Ja maaelemendi lahustumise sisemine märk on see, et ilmuvad miraažid, sellised mingid viirastuslikud kujutised. Maaelemendi lahustumise järel hakkab lahustuma veeelement. Mis juhtub, kui vesi ära kaob? Minul praegu näiteks vesi juba lahustub, suu kuivab hirmsasti. Suu hakkab kuivama. Janu tekib. Vesi on seotud muide selliste asjadega nagu emotsioonid ja naudingud. Need kaovad ära, siis inimene ei naudi enam suurt midagi. Ja need tunded, mis kannavad, et need tunded jaotatakse 3 kategooriasse, on naudingut pakkuvad tunded, valu tekitavad tunded ja siis neutraalsed tunded. Need koos selle elemendiga hakkavad kaduma. Teadvus on selline tavateadvus, mis tunnebki neid naudinguid, valu ja neutraalseid igasuguseid tundeid. Nii, ja siis veel kuulmine, helide kuulmine käib vee all ära. Välised märgid on siis keha kuivamine ja janu. Ja see, et meie teadvus ei koge enam neid 3 tüüpi tundeid, mis selle teadvusega kaasas käivad. Naudinguid või valu või. Ja ka enam ei kuule sisemisi ja väliseid helisid. Et see kõrge helin, millest me rääkisime, et see enam ei teki. Ja see, mis ilmeb sisemise märgina, see on nagu suits. Suitsusarnane nägemus, tekib niisugune hägune suits, katab pilti. Vahemärkusena, et ma ei räägi oma kogemustest. See on järgmine element, tuli. Tuli on eristamisvõime ja see on see meie tavateadvuse osa, mis võimaldab analüüsida seda, mida me näeme, teame, tunneme. See on see, mis võimaldab olla teadlik individuaalsetest nimedest, mis on asjadel, inimestel, olenditel, nende otstarvetest ja nii edasi. Ja samuti ka haistmine ja lõhnad. Kui tuli kaob ära, siis me enne rääkisime, et tulefunktsioon on muuhulgas ka seedimine suures osas. Kui tuli lahustub, siis inimene ei suuda enam seedida toitu ega jooki. Ja kehateadvus enam ei ole teadlik lähedaste inimeste tegemistest või et kes nad on, et ei pruugi enam ära tunda. Sissehingamine muutub nõrgaks, aga väljahingamine tugevaks ja pikaks. Inimene hakkab niimoodi hingeldama kuidagi moodi. Ja ei tunne enam lõhnasid. Ja märgiks on, sisemiseks märgiks on sädemed. Niisugune nägemus sädemetest või nagu jaanimardikad või tulikärbsed lendaksid kuskil silme ees. Kui me mõtleme, siis paljud nendest asjadest võivad elu jooksul ka tekkida, et kui keegi on vastu nina saanud ühe löögi, et siis võib sädemeid lüüa välja ja vahel võib meie pilk või olemine häguseks minna, et nagu suits oleks siin sees. Aga siin tuleb alati vaadata seda konteksti, et kui inimene on tõesti suremise protsessis, muud märgid näitavad ka ja see on juba nii kaugel, et need elemendid hakkavad lahustuma. Et siis on need märgid, et see protsess selliselt toimub. Tuul. Kui tuul on sellised kooshoidvad tegurid,
siia võiks seedimine panna ja äratundmine. Tuul on meid koos hoidvad tegurid. Ja meie teadvuse tasandil on see tavateadvus, mis tegeleb väliste aktiivsuste ja eesmärkidega, on nendele keskendunud. Mul on see eesmärk, et ma sellepärast tegutsen selles suunas kuskile. Maitsemeel, maitsed ja ka kompamine ja niisugune taktiilne kehatunnetus. Välised märgid on need, et inimese 10 tuult või praanat hakkavad kogunema südamesse. Ja siis see väljahingamine lakkab. Et see on juba niisugune üsna viimane nendest jämedatest protsessidest. Inimene ei suuda enam füüsiliselt liigutada ja ei ole enam, kui see teadvus ära kaob, mis eesmärke paneb, siis ta ei ole enam teadlik nendest eesmärkidest ja suundadest, mis välismaailmas temal võisid olla. Ja keel muutub paksuks ja lühikeseks ja keele juur muutub siniseks. Kui hingamine kaob ära, siis tõenäoliselt see sellega seotud on, et hapnikku enam ei jätku ja läheb siniseks. Ei koge enam maitseid ja ei koge ka enam siledust või karedust. Ehk siis seda neid puutaistinguid. Ja see on see osa, kus lahustuvad jämedad elemendid inimese kehas. Järgmiseks hakkavad lahustuma peenelemendid. Hingamine on lakanud juba. Ja järgmise astmena lahustuvad öeldakse, et 80 kontseptsiooni või ideed. Keegi karjub mulle, kuna on vaja lõpetada, sest ma ei vaadanud, kuna ma alustasin. Mina vaatasin, ma näitan niimoodi, et 5 minutit on. Okei, räägime nii kaua, kui saab. On see huvitav või? Kas keegi on olnud surijatega palju koos ka? Kas see peab paika? Sest ma ise ei ole inimeste suremise juures olnud, et ma ei tea. Ma kujutan ette igasuguse kirjanduse ja filmide põhjal, et see peab nagu paika. Need 80 kontseptsiooni on midagi sellist, mis hoiavad tõenäoliselt kogu meie teadvust nagu üleval, et meil on kontseptuaalne mõtlemine. Me mõtleme mingites teatud kastides kogu aeg. Ja see on meile lapsest peale sisse õpetatud ja ma arvan, et psühholoogid seletavad seda asja paremini kui mina. Budistliku teooria seisukohalt on olemas siis sellised erinevad emotsionaalsed ja tajumuslikud seisundid, mida grupeeritakse kõigepealt 33 vihast tunnet, siis 40 tunnet, mis põhinevad ihale ja 7 tunnet, mis tulenevad teadmatusest või rumalusest. Ja need hakkavad nüüd järgmisena lahustuma. Ja kas te olete, kui paljud teist joogas käivad? Päris paljud. Kas teil on räägitud kanalitest? Või võib-olla te teate kõik seda kanalite teooriat, see on hästi popp tänapäeval. Kui me vaatame inimest sellisel imelikul kujul, siis tavaliselt öeldakse, et inimesel on keskkanal ja sõõrmetest algavad niimoodi. Oleks nüüd sirgelt ka joonistada lihtsuse huvides, aga see on selline klassikaline viis.
kanaleid öeldakse, et inimeses on hästi palju, on ju, ja osaliselt sõltuvalt kontekstist need kanalid võivad tähendada meie artereid või veene või närve või kus lümf voolab. Aga vahel öeldakse ka, et seal taga on ka midagi peenemat, et on olemas kanalid, kus teadvus voolab. Ja siin praegu räägitakse nendest peenematest. Kanaleid üldse kokku on väidetavalt 72 000, mis tähendab, et neid on väga palju, et keegi ei jõua lugeda. Aga kõige olulisemad on 3. Olemas keskkanal, mis on selgroo keskel ja on parem ja vasak. Nüüd selle lahustumise, need 80 kontseptsiooni, millest meie teadvus tavaolekus koosneb, hakkavad lahustumas. Selle väline märk on see, et tuuled vasakus ja paremas kanalis südamest kõrgemal. Jäme siia südame ka. Need tuuled, mis toimivad südamest kõrgemal, hakkavad kogunema allapoole siia südamesse. Ja nad sisenevad keskkanalisse. Sisenevad kõik need tuuled, mis siin liiguvad, sisenevad siit pealaest keskkanalisse. See on nagu, kujutage ette, et see on nagu toru ja siis energiad või liikumised liiguvad südamesse. Ja on ka sisemine märk, mis sellega kaasneb. Inimene näeb nägemust justkui sellisest väikesest küünlast või Tiibetis on võilambid, nagu põlev võilamp. Mis tähendab ilmselt mitte nüüd seda asja küünlajalga küünlaga, vaid sellise intensiivsusega valgust, ma arvan. Järgmine asi, mis hakkab lahustuma, on valge element. Ja siis punane element. Ja siis must. Valge ja punane element tähendavad neid energiaid, mis me oleme sünniga kaasa saanud isalt ja emalt. Valge on see, mis saadakse isalt ja punane on see, mis saadakse emalt. Isa element asub siin, ema element asub siin. Ja need hakkavad surmaprotsessis liikuma kokku südame poole. Kui valge element hakkab lahustuma, siis jälle need tuuled, mis on siin paremas vasakus kanalis, liiguvad vasakus. Hakkavad selgroo alaotsast kanalisse tõusma ja sisemine märk selle kohta on, et inimese nägemusse ilmub just nagu tõusev või loojuv kuu. Selline valge nägemus ja see võib tulla ja katta kogu nägemisvälja. Kõik muutub valgeks. Kui punane element hakkab lahustuma, siis tuuled sisenevad südamesse. Südame keskel on veel üks niisugune peenikene väike element, mida kutsutakse tigleeks või tilgaks. Ja sellest praegu rohkem ei räägi, sest me ei jõua. Ja nägemustesse ilmub justkui päikeseloojang või tõus. Kõik läheb punaseks. Suur tõusev päike. Ja lõpuks lahustub musta elemendi teadvus. Must element on see, mis kõige tõenäolisemalt seostub selle suure budistliku terminiga tühjus. Ja mis asub südames. Ja siis tekib nägemusse niisugune öise taeva pimedus. Sügav ja must, mitte midagi ei ole. Aga mis on kõige olulisem selle juures see, et kui tekib see must nägemus, kõik läheb mustaks, siis kui sa suudad sellel hetkel ära tunda, et see on see tühjus, suur kirgas tühjus, puhas, selge, siis sul on võimalus vabaneda. Vabaneda ümbersündidest järjest uuesti ja uuesti kannatama minemisest.
aga kui sa ei tunne seda ära, siis sa sisened järgmisesse tsüklisse ja see on see Bordeaux vaheseisund, millest me siin ennem rääkisime. See kirka valguse Bordeaux, kus inimesele hakkab ilmuma erinevaid nägemusi. Aga mitte igale inimesele tõenäoliselt. Tähendab, nad võivad ilmuda igale inimesele, aga see aeg, mille vältel nad ilmuvad, sõltub sellest, kui stabiilne on inimene oma keskendumisvõimelt. Ja keskendumisvõime on see oluline element, mida saab harjutada siin selles Bordeaux's. Kui te ei ole siin harjutanud, et te suudate hoida oma meele keskendununa ühele asjale pika aja vältel, ilma et see kuhugile hajuks. Nii et kõik su meeled, sa ei kuule, mis su kõrval toimub, sa ei näe midagi muud, sa oled ainult ühele asjale keskendunud. Kui sul on see võime olemas ja kui sa oled budistliku õpetuse kohaselt harjutanud just neid seisundeid ära tundma, selleks on meetodeid, siis on sul võimalus seal vaheolus vabaneda. Sest sa tunned ära, et see on see tühjus tegelikult jälle. See tühjus, mis on tavaliselt raske mõista, mida mina mõistan kui sellist teadvust, mis läbistab kõik oleva, mis on kõige all, mis on alguse ja lõputa ja mille kohta me ei saa öelda ühtegi omadussõna. Ja mis nii India-poolse jooga kui Tiibeti jooga kui kõigi nende õpetuste kohaselt ühisosa sellest asub inimese südames. Iga ühe teist südames. Ja kui te leiate sellega kontakti, siis on teil võimalus vabaneda kas surmahetkel või peale surma või isegi siin etapis on võimalik üht-teist nagu teha, neid võimalusi antakse seal järjest kogu aeg. Kui sa harjutanud ei ole, siis sa oled lihtsalt teadvusetu ja sind viiakse ühest seisundist teise ja lõpuks juhtub lihtsalt see, mida elu jooksul või kui soovite elude jooksul on kogutud ja millised on meie teadvuse seisundid. Siin viimases etapis need kirjeldused, mis toimub, on väga detailsed tegelikult, on olemas need Tiibeti tekstid, mis seda kirjeldavad. Aga praegu lihtsalt öeldes on see, et meil on mingisugused emotsioonid, need kleešad, millest me alguses võib-olla rääkisime ja sõltuvalt sellest, mis nendest domineerib, tõmbab meid ühtede või teiste nägemuste poole. Ja vastavalt sellele sünnime me siis ümber. Budistide arvates ühtedel juhul loomadeks, teistel juhtudel inimesteks, kolmandatel juhtudel järjekord oli teine, jumalad, pooljumalad ja viimane kõige kehvem variant on põrguolenditeks. Mis kirjeldab lihtsalt neid kannatusi, mis erinevate olendite gruppidega toimub. Huvitavaid asju juhtub treenitud joogidega. Treenitud joogidega võib juhtuda see, et surmaprotsessis, kui need elemendid järjest lahustuvad, siis mõned suudavad meditatsiooni seisundis hoida kõik see soojus ja kõik nagu kaob ja kontsentreerub siia. Ja inimene on väliselt surnud. Tal ei ole pulssi, tal ei ole hingamist, arst tuleb ja ütleb, et on surnud. Aga harjutanud joogi võib hoida soojust südamekeskuses pikemat aega veel. Jutud on 3 päevast kuni 3 nädalani ja alles eelmisel aastal Facebookis ilmus informatsioon ühe Nepali või Bhutani õpetaja kohta, ühe laama kohta, kes suri ja püsiski selles Thuktam seisundis. Tal on soojus veel siin ja see on nagu märk selle kohta, et inimene on kõvasti nagu harjutanud ja tõenäoliselt ka teostunud. Ta suudab ja mis tema enda seisukohalt nagu on praktiline kasu, et miks seda seisundit üldse hoida, on see, et tal on seal rohkem aega ära tunda neid nägemusi ja minna kaasa sellega, mis viib teda vabanemisele. Ma arvan, et see on ilus koht lõpetamiseks. Kas teil on küsimusi? Üks küsimus on, et äkki surmas siis inimene väsib need Ma olen ise ka seda mõelnud, ma ei tea. See on niisuguse rahuliku surma kohta. Sellist rahulikku surma, kus sa saad tõesti ilma vahele segamisteta loomulikult surra peetakse heaks surmaks seal idamaades. Kui sul tuleb see äkki, siis võib-olla ongi niimoodi, jah, et
sa ei ole võimeline kõige selle õpetusega nagu niimoodi kaasa minema. See on kõige tõenäolisem. Ja mulle meenub, et sellest on vist niimoodi juttu olnud, et ongi niimoodi, jah. Parem on surra rahulikult, mediteerides. Ja ma paneks teile südamele, et kui te olete teemast huvitatud, kui te tahate, et kannatused lõpeksid, siis oluline on hakata harjutama praegu. Ja meil on selles mõttes nagu suurepärane aeg, et neid õpetajaid, autentseid, traditsiooni hoidvaid õpetajaid käib ikka väga tihti siin Eestis, siin lähimaades. Et ma nüüd ei propageeri ainult budismi, on kindlasti erinevaid, mis seda sama pakuvad. Aga budism on nagu minu arust nagu esiteks teoreetiliselt aluselt pigem mitte religioon, vaid psühholoogia pigem. Ja kui keegi soovitust soovib, siis ma soovitaks seda. Aga kuidas seletada seda, et kui inimene, on teada, et ta, mul oli vend oli haiglas ja arstid ütlesid ja kuidagi sisetunne, ta läheb. Ja ta oli 3 nädalat aga viimasel nädalal vastupidi, ma käisin teda vaatamas, minule ta tundus nagu ilusam, siledam, just nagu ja teise vennaga oli samamoodi, et ta mõned nädalad enne surma vastupidi, temas nagu see teotahe ja kõik see ja ikkagi nad läksid. Et kas see võib tähendada, kui ta esimene vend, ta oli kohe füüsiliselt läks nagu ilusamaks, nagu nooremaks. Kas see võib tähendada seda, et ta siis hakkab nagu endast tegema mingit rahu, ta teadis ka seda ilma? Ma arvan küll, et see tähendab seda, sest see, mis me praegu rääkisime, see puudutab üpris vahetut suremise protsessi, mitte seda, mis paar nädalat varem toimub. Ma arvan, et pigem on tegemist tundidega kõige pikemas variandis. See, mis me praegu rääkisime, et kuidas need lahustuma hakkavad. Et tõenäoliselt inimene on siis ikka juba niimoodi pikali ja surebki. Aga see, mis paar nädalat varem võib juhtuda, ma usun küll, et kui inimene lepib ja laseb lahti, et siis ta lõdvestub ja läheb kergemaks ja juhtuvad sellised asjad. Aga ma arvan niimoodi. Aga Tiibeti tekstid seda nii hästi veavad. See teadmine on siis aegade jooksul kogunud. Enne oli korra juttu sellest, et igasugused surmalähedased kogemused ei ole absoluutselt kunagi. Küllap see nii ongi. Ja ma ei tea, kuidas sellesse konteksti panna ühte nähtust, mis on Tiibetis. On inimesed, keda nimetatakse delokkideks. Need delokkid on keegi, kes on saanud surmalähedase kogemusele. Aga nad kirjeldavad väga värvikalt igasuguseid asju, mis toimub seal teisel pool maailmas. Kuid on selliseid juhtumeid, kus mõned käivad nii-öelda professionaalselt teisel pool surnutega suhtlemas ja mingisugust informatsiooni toomas. Ja nad teevad seda ikka niimoodi, et nad mitu päeva pealt näha surnud. Ja seal eksisteerivad isegi meetodid kontrollimaks, kas ta on ehtne või teeskleb. Pannakse niiske tainas üle näo niimoodi. Ja kui see tainas ära ei kuiva, siis on ehtne. Aga kui kuivab, siis on ilmselt soojus nagu kehas igal pool ja kuivatab seda ja siis on see samunegi võltsing. Kuidas seda nüüd viia sellesse konteksti, ma täpselt ei tea. Võib-olla see on üks vahend, kust allikaid saadakse. Teine on see sügav meditatsioon ja eneseanalüüsi võime. Põhiline on ikkagi endasse vaatamine selles kultuuris kõikides nendes praktikates ja läbi selle enesevaatluse ja ka loogika asjade tundma õppimine. Seal on minu arust palju selliseid asju, mis ka natuke maagiasse, müstikasse kalduvad ja ei oska nagu seisukohtagi võtta. Kuskilt see teadmine tuleb ja seda rakendatakse ja välised märgid mitmed näitavad, et see paistab nii toimivat.
ma tahtsin veel küsida selle kohta, et tundub, et on analoogia Tiibeti nägemuses ja ka siis ütleme Euraasia põhjarahvastel see 40 päeva on hing maja ligidal või ta läheb pikka mööda ära või midagi sellist. Kas neid on püüdnud kokku ka kuidagi panna? Katoliikluses on ka surnuvalve, kus inimene sureb ja mitte teda kohe ei hakata liigutama. Meil jäi siin palju selliseid detaile rääkimata, mis just nende kommetega nagu seostuvad, et kuidas neid hoitakse, et rahulik oleks surr. Aga võib-olla praegu aitäh teile!